Ma tahan soovida sulle imeilusat sõbrapäeva ja ühtlasi tänada sind ka selle eest, et sa oled seda teekonda minuga jaganud, kas siis lühema või pikema aja vältel. Ja lisaks sellele tahan ma mõne sõnaga rääkida ka Värav 30 transiidist. Iha, emotsionaalne iha, emotsionaalne nälg ja kirg. Ehk siis selline ülimahlane energia, mida tuleb õppida targalt kasutama, millel ei tohi lubada lasta juhtida tegusid, otsuseid ja valikuid. Tegemist on emotsionaalkeskuse ühe ihaleivama energiaga ja sisuliselt siin tekib sihuke emotsionaalne tühjus või siis selline nälg. Tead küll, see selline isu selle järgi, et tahaks midagi head või tahaks midagi uut, tahaks proovida midagi uut. Ja see on nüüd Värav 30 kvaliteet. Tahaks proovida midagi uut. Ja ma usun, et sa oled ära käinud, sõltumata sellest, kas sul on see aktivatsioon või mitte, tegemist on kollektiivse energiaga, olen täiesti kindel, et sa oled läbi käinud mõlemad äärmused. Üks on see, kus sa oled sihuke totaalne YOLO. Noh, et ma pean selle saama, sihuke iha miljon ja siis lihtsalt nagu hooletult pühendun sellele kogemusele, adumata, et millised on tagajärjed, kuhu see välja viib või millise hinnaga üldse. Teine äärmus on sihuke hästi nagu kuiviklik. No tead küll see, kus me nagu nii hullult piirame ja surume enda ihasid alla, teeme need valeks. No sisuliselt lähen nii rangele dieedile, et keelan endale üldse kogu maguse ära ja siis ainus asi, millest ma suudan mõelda, on magus. Ja siis ühel hetkel, nii kui see tort mulle koju kohale tuuakse, siis ma mitte ei võta ühte viilu ja ei naudi seda, vaid nagu ahmin kogu tordi kohe sisse. Pärast on hullult halb, raske olla ja siis tunnen ennast süüdi ka veel. Nüüd Värav 30 ongi oluline õppida lubama endale tordiviile ja neid siis ka täiega nautima. Ja mitte lihtsalt ahnitsema kogu torti kokku, vaid just nimelt nagu valima seda, mis päriselt on uudne ja mis pakub seda sihukest emotsionaalset küllastumust ja täidetust. Ja Värav 30 transiit parimal juhul tegelikult äratab su elumahlad. Ja võib-olla parimal juhul just siin tekib sul see sihuke julgus, et teha mingisugune päris samm millegi suunas, millest oled sa pikalt unistanud ja mille poole oled sa tahtnud liikuda, aga pole siis julgenud. Et tegelikult seesama emotsionaalne iha, eriti siis, kui see tuleb tasakaalukast kohast, kui sa oled lasknud selle kuidagi loksuda, settida, võib aidata sul nüüd lõpuks mugavustsoonist välja astuda. Ägedat seiklust, ägedat transiiti, imeilusat sõbrapäeva!